Kas tunned maad? Nõnda küsib laulusalm. Nõnda küsib raamatu lehekülg. Nõnda küsivad endalt keskkooli lõpetanud noored, kes astuvad ülikooli geograafiat õppima. Nii nagu maamõõtjad 100 aastat tagasi, nii ihkavad ka tänapäeva geograafiatudengid saada uusi teadmisi maa pinna ja seal asuva kohta. Uurida loodust, inimesi ja nende vahelisi seoseid. Uurimistöö tulemuseks on kaart. Geograafi töö kokkuvõte, mis erinevatel aegadel on olnud erineva täpsusega ja välisilmega. Vaatame, kust nad siis tulevad, need uued geograafia hakatised. Pärnumaalt Vändrast asub Tartu poole teele Ants Koosapoeg. Kui tema vanaemale meeldis mõisaaeda koristada ja emale pilli puhuda, siis Ants on loomult maadeavastaja. Jah, nüüd on tõesti aeg klaverimäng katkestada ja hobuse seljast maha astuda, sest Tartu Ülikool ootab. Kuid ka Saaremaa mehed ei maga. Kotis pakk, soolalesta ja kassett ansambel sõnaäänla lauludega asub Taaralinna poole teele Reedik jalaväristaja Salme vallast, Tiirimetsa külast. Aga uusi tudengeid ei tule ainult Kesk-Eestist ja Saarest, ka Läänemaalt, Lihula ja Taebla kandist ning Toilast, Ida-Virumaa randadelt on noored Tartu poole teel. Vaatame, kes jõuab kohale esimesena. Tudengilinn võtab tulijaid lahkelt vastu. Siin on Tartu raudteejaam. Tudengeid teenindab ka bussijaam. Vahepeal tuleb lahendada ka eluaseme mured. Kes ühiselamusse ei mahu, peab toa leidma erapinnal. Peavalu tekitab ka tudengite igivana probleem. Mida panna pannile? On võimalik külastada kohalikke poode või lahendada toidumure traditsioonilisel viisil. Paljud hooned Tartus kannavad tudengielu märke. Võtkem või see maja siin, adressil Aleksandri 5, kus möödunud aegu meenutab tagasihoidlik mälestustahvel. Igal üliõpilasel on vaja tutvuda õppehoonetega, kinnitada tunniplaan ning otsustada, millistes loengutes käia. Reedene buss Pärnusse väljub kell 15.35. Kas jääda truuks kõrgema matemaatika praktikumidele või tõtata bussile? Loengud kulgevad töises õhkkonnas. Auditoorium 327 on loodusgeograafia tundide koht. Siin on ruum 340. Külalislektor on kutsunud täiendama inimgeograafia tudengite teadmisi. Kui loengud lõppesid, olime rõõmsad ja suundusime linna peale akusid laadima. Pühendumine kandis õige pea ka vilja. Tungides aluspõhja sügavustesse on noor tudeng avastanud markantse otsamoreeni. Sõber rõõmustab. Eesti teadusajalugu täieneb. Võib otsida abi loodusravist. Teha taastavaid harjutusi, kasutada mudaravi võimalusi või ka lihtsalt minna ja ennast tantsupõrandal tühjaks tantsida. Armastatud õppejõud, kellega auditooriumis kohtusime, avasid meile lahkelt geograafia seaduspärasusi, saladusi
ja erinevaid nüansse. Kui meil tekkis erialane küsimus, võisime pöörduda vanema kolleegi poole või otsida vastust iseendast. Võis aga juhtuda ka nii, et vanema kursuse tudeng ise vajas meie toetavat kätt. Märkasime, et muutusime aja jooksul aina sarnasemaks. Suvises praktikumis jälgisime, et igaühele jääks võimalus tööd teha ja puhata. Tüdrukud muutusid aina ilusamaks. Kohad linna peal järjest armsamaks. Mõnedele meist hakkas meeldima hüppamine, teistele orienteerumine, korvpall ja rattasõit. Vahepeal sigines rattaid elamisse nii palju, et inimesed ei tahtnud enam tuppa ära mahtuda. Hiljem avastasime, et meile meeldib saunas käia. Õieti päris tihti. Kui ei teadnud, mis sauna minna, siis pöördusime asjatundjate poole. Vahel oli õhtul peale sauna nii hea tunne, et ei osanudki muud teha, kui vait olla ja üheskoos kaugusesse vahkida. Lõpuks saigi ülikool läbi. Õnnitlesime üksteist ja iseendid. Tänasime oma õpetajaid. Pildistasime ja olime rõõmsad. Ja pidime tagantjärele tõdema, et oli alles elu. Meil on hea meel, et olime osa Tartu geograafiaõppe loost. Samuti selle üle, et nooremad geograafia tudengid on jäänud truuks geograafide traditsioonidele, matkadele, ekskursioonidele ja erinevatele pidudele. Kuid küsimus, kas tunned maad, jääb ikkagi päevakorda.